kuulutan 8. mõisapäeva Pajusi külaseltsi nimel avatuks. Head peatuju! Teie päeva hakkavad juhtima Merlin ja Ott. Head peotuju! Tere päevast, kallis Pajusrahvas, külalised kaugemalt. Tere tulemast. Jah, Pajusi mõisapäevale. Tere ka minu poolt. Rõõm on olla täna siin koos teiega. Meil tuleb täna väga huvitav ja pikk päev. Äkki ma Ott tutvustan, mis meil ees ootab? Sobib. Kõigepealt esinevad meile Pajusi naisansambel ja Pajusi segarahvatantsuri Kaljaan. Muusikalist rõõmu pakub meile veel Marko Matvere ja Peep Braun. Õhtupoole ootab ees meid Grete Paia ja tantsuks on meil ansambel Meremees. Vahepeal vaatame me ka ühe teatritüki ja loomulikult, mis mõisapäev see on, ilma mõisaproua, mõisahärra, mõisapreili ja noorärata. Valime ka uued. Ott, võib-olla sa räägid, mis võimalused meil veel siin on? Jaa, siin on veel mõned lõbustused lastele. On võimalik hobusega sõita, batuudi peal hullata. Seal eemal ma nägin suhkruvatimasinat. Ja siin puutakse ka õhupalle täis. Ja on ka käsitöö töötuba. Kindlasti, pange oma nimi kirja seal telgi juures, sest et õhtupoole toimub meil Lotterii Allegri ja peaauhinnaks on autotolmu imeja ja sponsor on Tamme Servis. Aga ma näen, et meie vallavanem kibeleb ja tahab natukene sõna võtta. Tere teile, head mõisapäevalised! Kui 1820. aastal Pajusi mõis vaalidele läks või sai või kuidas seda öeldakse, see on täna 195 aastat tagasi, ei osanud ilmselt mitte keegi arvata, et meie tuleme täna siia Pajusi mõisaparki ja peame maha ühe toreda peo. Pajusi mõisal on olnud häid ja halbu aegu. 100-aastane periood Vaalide pere käes oli päris kaunis, kui seda võib lugeda vanadest ürikutest. Ehitati palju hooneid, peeti palju üritusi, sündis palju lapsi. Igal mõisnikul oli peres 10 last või 9 last või 11 last. Nendest lastest kasvasid toredad tublid inimesed, kes rändasid mööda Euroopat laiali. Aga siis tuli aeg, kui mõisnikel tuli siit ära minna. Ja mis sai edasi mõisahoonetest? Mõne ilusa hoonega juhtus see, mida me siiamaani kahetseme, mis oleks võinud teisiti olla. Ilusast mõisa peahoonest ehitati ümber otstarbega rahvamaja ja tuli välja, et ruume on natukene palju, lammutaks natukene majast maha. Ja praegu vaatab see kaunis mõisahoone teile siin nagu lind ühe tiivaga. Siis on need hooned saanud siin kunagi punase võõba.
siis on siin tehtud veel üks väga suur viga, et suur postimaantee on keset mõisa läbi ehitatud. See on sellised halvemad asjad. Aga tänaseks päevaks on Pajusi mõis saanud nagu uue elu. Mõisas on tervelt 3 saali, kus pidada erinevaid üritusi. Mõisas on veel hulk maju, millega loodan, et nende omanik võtab ette üht-teist toredat. Pajusi mõis on ja jääb külaslahkeks mõisaks. Pajusi mõis on ka eristunud teistest mõisadest ühe sellise huvitava loo poolest, et siin oli oma Viinamägi. Viinamägi on see koht, kus kasvavad viinamarjad. Loodetavasti oli see koht siin kusagil müüri ääres. Selle kohta täpsed andmed puuduvad. Aga Pajusis ei kasvatatud viinamarju mitte triiphoonetes, nagu erinevates teistes mõisates kasvatati, vaid viinamarjade tarbeks oli klaasseintega maja, mida ei köetud. Kas seda võib nimetada praegu kasvuhooneks? Ei tea. Aga Pajusi viinamarjad olid hästi mahlased. Pajusi viinamarjadele esitati tellimus ka Põltsamaa linnast. Siis ta küll ei olnud veel linn. Ja Pajusi viinamarju viidi ka Tallinnasse. Täna ma võtsin kaasa korvi viinamarju, mis on toodud Põltsamaalt. Ja ma tahaksin selle üle anda tänase ürituse eestvedajatele. Ma palun Jüri Aili, kumb teist siin lähemal on. Oleme mõlemad lähedal. Palun, aitäh teile sellise toreda ürituse järjekordse vedamise eest. Ja publikule ma soovin toredat mõisapäeva. Nüüd astub teie ette Pajusi naisansambel ja kõigepealt esitavad teile 2 Veilo Tormis seotud rahvaviisi. Üks siis Muhu rahvaviis Kitsas kiik ning teine Järvajaani rahvaviis Kiige katsumine. Ja vahepeal esitab teile Kaljaan Jõua jõudu ja kodus olemisel lugu. Lähme seda kiike katsuma, kas see kiika kannab meid, kui ei kanna, kui ei laula, siis laulu. Oh teie hullud kiigassepad, tein selle kiige, vaatad mahuani ujuma.